Meie sees elab keegi, keda sageli püüame ignoreerida, muuta või maha suruda. See on meie vari. Vari ei ole kuri ega halb, ta ei soovi ka meile halba. Vari on osa meist. See osa, mis on jäänud tähelepanuta, mis on saanud haiget, mis on jäänud mõistmata. See on meie sees peidus olev valu, hirm, häbi, viha. Kõik see, mida me ühiskonna, pere või iseenda normide tõttu oleme õppinud varjama. Paljud meist püüavad oma varju parandada või temaga võidelda. Me ütleme endale, et ei tohi olla nõrk, vihane, kade või haavatud. Me peidame oma tunded maskide taha ja kujutame ette, et kui neid ei näe, siis neid ei ole olemas. Kuid vari ei kao kuhugi. Ta võib vaikselt hiilida meie otsuste, suhete ja käitumise taha, saboteerides meid alateadlikult, kuni me lõpuks seisame silmitsi küsimusega, miks ma ikka ja jälle sellesse olukorda satun. Võti ei peitu võitluses, vaid kuulamises. Kui me hakkame varjuga võitlemast ja hakkame temaga rääkima, teda kuulama, mida tal öelda on, siis hakkab midagi meie sees paranema. Vari ei taha karistust, vaid mõistmist. Kui ta tunneb, et on kuuldud, hakkab ta lahustuma, transformeeruma ja muutuma meie sisemiseks tugevuseks. Kujuta ette, et su vari istub sinu vastas. Vaata teda ilma hinnanguteta. Küsi temalt, mida sa vajad. Võib-olla ütleb ta, ma tahan, et sa näeksid mind. Ma tahan, et sa lõpetaksid teeskluse, et mind pole olemas. Ma tahan, et sa mäletaksid, miks ma üldse tekkisin, et sind kaitsta. Kui sa kuulad teda kaastundlikult, võid avastada, et vari ei ole vaenlane, vaid sõber, kes on lihtsalt liiga kaua üksi olnud. Varju töö ei ole lihtne. See nõuab ausust, kannatlikkust ja julgust vaadata endale silma mitte ainult siis, kui oleme edukad ja särevad, vaid ka siis, kui oleme katki, vihased või segaduses. Kuid just sealt, varju keskelt, algab tõeline tervenemine. See on koht, kus sünnib terviklikkus. Ära võitle oma varjuga. Võitlus loob ainult rohkem valu. Selle asemel loo temaga suhe. Kuula teda nii, nagu kuulaksid oma sisemist last. Hellalt, avatud südamega. Sest kui vari saab olla nähtud ja armastatud, muutub ta sinu suurimaks liitlaseks. Allikaks, kust tõuseb tarkus, kaastunne ja vabadus olla sina ise. Kogu oma täiuslikkus ebatäiuslikkuses. Aitäh ja peatse kuulmiseni!